Tere, mina olen Liilia. Täna me teeme siin köögis ohtralt taimi sisaldavaid toitu ja üllatuseks tuleb välja, et me ei kasutagi loomseid tooteid seal sees, nii et kiired ja mõnusad road. Valmistame siis täna lillkapsa porgandipüree suppi, kikerhernestest teeme ühe mõnusa saiamäärde ja magustoidu ka. Ja hakkamegi sellest peale, et alustame magustoidust, kuna see tahab külmkapis taheneda, et siis nii kaua, kui teised asjad valmivad, saab selle ka valmis. Siis mul on siin üks purgitäis kikerherneid. Seda kikerhernest nii-öelda maksimaalselt ära kasutada, siis see vedelik, mis siin peal on, sellest ma teen magustoidu. Siin on üks selline purgitäis, et tavaliselt need purgid on 400 grammi, eks, ja kõik see vedelik, mis siit välja tuleb, kuskil 120 grammi. Et see on täpselt siuke paras kogus, et saaks 4 siukest mõnusat toitvat portsjoni. Nii, kikerherned ma panen siia topsikusse ootele, siis sellest teeme pärast saia katte. Lisaks siis sellele kikerherne vedelikule, mis ei näe ju muidugi väga selline ahvatlev välja, me paneme siia juurde ka sulatud šokolaadi, et selle šokolaadi ma panen mikrolaineahju sulama. Mul on täiesti tavaline, äkki 70% šokolaad, et kes tahab, võib kasutada piimašokolaadi, kes tahab, võib kasutada veel tumedamat, et see on täiesti nagu maitse asi. Nii, paneme siis siia juurde ühe lusikatäie vaniljesuhkrut ja maitse järgi võiks panna ka tuhksuhkrut ja just sellepärast tuhksuhkrut, et tavaline terasuhkur ei sula selle vedeliku sees ära ja jäävad pärast ebamugavad tükid sinna sisse. Et mina esialgu panen siia 2, mitte just väga kuhjaga ja need ei ole mul isegi supilusikad. Nüüd tuleks siis see samune kikerherne vedelik lüüa vahtu. Nii, nüüd on see kikerherne vedelik meil täiesti vahus, nagu justkui oleks siin munavalge. Ja miks on see kikerherne vedelik hea, on see, et tal ei jää sellist munamaitset ja eks paljudel inimestel on ju see munaallergia ja siis saavad nemad ka midagi sihukest peseelaadset süüa. Sellest saab ka väga edukalt peseed teha. Nii, nüüd me paneme selle sulatatud šokolaadi ilusti sisse ettevaatlikult. Seda ei tohiks nagu mikseriga segada, sest siis vajub see kohe alla. Tõstvate liigutustega läbi. Teeme selliseks väga tugevaks, hästi palju ei maksa segada, et mõned väiksed triibud võivad jääda, et see ütleme, et ei riku maitset, et jääbki natukene lustlikum. Nii, ja nüüd on meie magustoid sealmaal, et tuleb lihtsalt jagada ära vormidesse. 4 lusikatäit on see ideaalne, et me saame pärast veel mingid marjusi peale panna. Ja siis need lähevad külmkappi hanguma, et tund aega oleks hea. Siis senikaua, kuni meil siin külmkapis magustoid taheneb, teeme valmis supi ja kikerherne hummuse. Me võime julgelt öelda hummus, sest meil on kikerhernes sees. Ja lillkapsa supi jaoks on mul siin ära puhastatud porgandid. Ja siis ma võtan siit ühe lillkapsakese. Ja siis ma tükeldan need ära. Samamoodi sibula ja küüslaugu, panen vähese õliga, kuumutan nad potis läbi ja siis panen podisema. Ja ongi põhimõtteliselt supp valmis, et paksendajaks ma kasutan kookospiima. Kookospiim on see, et ta teeb seda sihukeseks mõnusaks ja paksuks. Nii, senikaua, kuni see meie supp seal mõnusasti podiseb, teeme me siis valmis kikerhernestest sellise, mina tahaks öelda pasteet, ja ta ei ole päris pasteet, on selline mõnus määre, et kuna siin on kikerhernest sees, me võime julgelt öelda, et see on hummus. Et kõik sellised võided või määrded, mis sisaldavad kikerhernest, tegelikult on hummus. Hummus tähendabki kikerhernest. Ja lisaks kikerhernele siis me paneme sinna sisse täna seesamiseemneid. Siis me lisame ka sinna maitseks ja värskuseks veidike sidrunimahla, oliivõli, maitse järgi küüslauku. Minul on siin eestimaine küüslauk, lõhn on hästi tugev, nii et ma esialgu panen 1 küüne, et võib-olla ei ole teist vaja, et pärast on muidu väga siuke intensiivne. See on selline, sellest saab siuke mõnus kreem, et kui sa tahad, võid sellest teha tipikastme, ehk siis sa võid siia panna keedetud vett juurde, teha vedelamaks või siis teeta sellise tahke ja määrid pärast ütleme sinna saia peale. Et see on täiesti selline maitse asi. Et soola ma soovitan panna täiesti lõpus, muidu saab liiga soolane, siis pole ka hea. Samamoodi, mis võiks olla alati selliste ubade ja hernestega hästi sobib kokku, on vürtsköömen. Hästi siuke tore maitseaine. Küüslaugu küüne võiks lõigata natukene nagu väiksemaks, siis tal on kergem purustada. Nii, ja siis ei ole muud, kui lihtsalt sauseguriga hakkame teda siin suristama. Seda hummust annab ka edukalt värvida, et kuna ta ise on siuke suht kahvatu, siis võib teda näiteks värvida sellega, et riivida siia hulka keedetud punapeeti. Või siis näiteks ka miks mitte veidike spinatit siia juurde panna. Ja kui seda nagu maitsestada, siis tuleks alati arvestada ka, et kus seda nagu serveerida.
kuna ma tänal on plaanis seda serveerida nagu ciabatta peal, et siis ciabatta ise on üsna neutraalne, et siis võib olla see veidikene vürtsikam. Aga ütleme, kui on mõni niisugune vürtsikam, ma ei tea, leib või mis iganes siin juures, et siis tuleks veidikene mahedam see maitselt teha. See on meil nüüd valmis, me paneme selle ka külmikusse natukeseks seisma, nii kaua, kuni meil saab supp tehtud. Nüüd meil on see supp siin mõnusalt püreestatud. Nii, nüüd ma hakkan seda siit otsast nii-öelda maitsma ja hakkan seda maitsestama, sest ma ei ole siia pannud praegust peale muskaat, pähkli ja terakese soola mitte midagi. Ja ma panen kõigepealt natuke valget pipart. Sidrun on üks hästi sihukene tänuväärne puuvili või tsitruseline. Sihuke vürtside kombo, mis sa siia paned, on täiesti sinu enda teha täpselt, mis sulle nagu võiks maitsta. Samamoodi serveerimisel võid sa siia panna peale näiteks mingid röstitud seemneid või pähkleid, see on kõik lubatud. Nii, nüüd on meil toidud niimoodi valmis, et ma võtsin enne ka välja kirsid, mis meil sulavad selleks, et me saaks panna endale ilusti sinna magustoidu peale. Ja nüüd ei ole muud kui lihtsalt serveerida.